No siis oli 40 ja siis tuli see mobilisatsioon, venelased mobilisatsioon ja mina ei läinud, ma läksin metsa. Ja selle mobilisatsiooniga oli niimoodi, ma olin Paides ja sain kutse ja siis oli üks koolivend, ta nimi oli Toompea ja see oli, tema kodune keel ei olnud eesti keel, isa oli eestlane, Tomberg oli ta enne nimi Toompea eestistatud ja see oli muusikaalne andekas poiss ja muusikaal ja lõpetas, kui ma läksin, olin esimeses klassi või ütleme kolmandas ja tema lõpetas siis ja ma sain sellega tuttavaks ja tema läks õppima Eesti sõjakooli ja sõjakoolist tuli ta tagasi ja siis kui Nõukogude kord tuli, siis tema oli NKVD või oli mingisugune ametnik ja siis mul oli kutse käes ja siis kõnnin Paides ja tema tuleb ja räägib minuga 2 tundi seal ja seletab, ütleb, et ära mine rongiga, et seal ei antud raha, mine jalgsi, kes teab, mis tuleb. Ja mina hakkasin jalgsi minema ja tee peal seisin, mida rohkem sain aru, et aega on küll ja jalgsi lähed ja puhkus ma oli teisi mehi ka oli, koolivend tuli seal Jürgens ja läksime ja siis ja läksime kodutalust läbi ja Järva-Jaanist mööda jalgsi läksime ja teist poiss ka ja siis läheb üks sõiduauto mööda ja sealt näitab käega mingi ära, me läksime ära ja läksime sinna kõrval puu alla ja siis tuli, eks nemad tulid mööda, veoauto oli sõdurisi täis ja läks mööda, nad oleks võtnud meid kindlasti peale, see näitas märguande ja see oli komsorg, kes näitas käpuga, näitas nii, et eestlased nagu ei olnudki nii Nõukogude seas. Teine mees näitab, ära mine jalgsi ja mingi me läksime sinna ja sedasi me ei saanudki ja olime siis seal metsas ja seisime aga seal see Väike-Maarja või Kilsi taga, seal need mehed lasid, metsavennad lasid selle raudtee seal Kilsi vahel õhku või seasi. Nii et kui õhku või rööpad, ei saanud rong sõita ja muidugi siis tuli palju neid ja me hakkasime tulema tagasi. Ja siis seal, kui ma metsas olin, siis ma nägin niimoodi, metsavast tappis noore pasik ära või noore, et venelast tulevad ja võtavad ära ja siis müüs meile liha ja meie saime ja saada ja siis seal ma sain õppetunni, ma viskasin kondi ja tuli üks loom ja see oli mäger ja võttis selle kondi ja võttis ja ma mõtlesin, mängib, sõi seda konti. No ma olin siis, kui sakslane tuli, siis tulin välja. See sakslane tulin välja. Eks taludes sai käia ja see olid need poisid olid talupoisid tõid süüa ja kodudest ja sealt sai süüa oli küllalt. Ja metsas magasime puude all ja siis olid heinaküünid olid selle all. Heinu ei olnud siis veel, siis oli, aga katsus oli peal ja kui sadas ja see oli metsas ja norskas ja see siis, see meie kaugemale, et ei ole norskas, see on nii kõvas norskas ja see on nüüd, kus see kõik see on teada juba, ja teine mees oli jälle ka, kes oli, ära tule, temal sündis laps ja see oli ka Ämbra külast ja see oli meie külast Pensa, see norskaja viidi ära hiljem, 47. aasta, aga see käis siis
naist vaatamas, et last vaatamas, naine sünnitas kodus lapse ja siis vaatas, aga siis teised ütles, et ei, sa jääd siin vahele ja tuled ja ära käi siis, ära tule meie juurde. See jäi üksikuks asja oli. Ja selle, kes sündis see laps, selle poega nüüd kirikuõpetaja Järva-Peetris.